Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Räägime asjast Ring FM'is, Ruut FM'is, Tre raadios ja Kuressaare pereraadios. Vaat näete, täna on Mart Helme siin mikrofoni juures. Martin tuleb meil hiljem telefoni teel saatesse ja mul ei ole nii automaatne see üles lugemine, kus te kõike meid kuulata võite, aga loomulikult te saate meid kuulata internetis, nii et kuulmata ei jää ja uutesse uudistesse pannakse link üles kohe, nii kui saade eetrisse on läinud. Nii et täna alustame siis jälle Räägime asjast saatega ja meil on mitu teemat. Üks teema on seotud eesti keelega ja me oleme kutsunud saatesse telefoni teel kirjandusteadlase Maarja Vaino. Teine teema on meil seotud Süüriaga ja sellega, kuidas seal teostatakse praegu uute ja Euroopa Liidu poolt toetatavate võimude poolt kristlaste vastast genotsiidi. Ja sellega seoses oleme me siin telefoni teel Varro Vooglaiuga. Ja lõpuks räägime siis muudest poliitilistest sündmustest Martin Helmega saate lõpetuseks. Nii et hakkame peale ja Maarja tegelikult ootab meil juba telefonil ja tervist, Maarja. Tervist. Ja teema, mida ma tahtsin täna käsitleda, on seotud sellega, et meil oli just emakeelepäev eelmisel nädalal ja sõitsin mööda linna ja vaatasin, et väga palju lippe ei olnud, et emakeelepäev on meil lipupäev ja lipud peaksid lehvima, inimesed peaksid rõõmu tundma, et neil on niisugune asi nagu suurepärane, ülimalt väljendusrikas, ülimalt ilus eesti keel ja kas me usume või ei usu seda muistset juttu sellest, kuidas keeltevõistlusel eesti keel Itaalia keele järel sai teise koha kusagil teise maailmasõja eelsetel aegadel. Aga ma olen täiesti veendunud, et eesti keel ei peaks üldse mitte olema teisel kohal, vaid võiks vabalt olla ka esimesel kohal. Aga mul on selline tunne, et meil eesti keelega ei ole kõige paremad lood. Ja kuna sa oled kirjandusteadlane, siis ma tahaks jutu viia ka keele, ütleme siis kvintessentsi ehk keele arengu ja keele väljenduse niisuguse tipu ehk kirjanduse juurde, aga anna äkki oma niisugune pilk, mis seisus sinu meelest on praegu eesti keel? Eesti keelega on tõesti hästi mitut viisi võimalik seda eesti keele olukorda kirjeldada, et ütleme selline peavoolu seisukoht on sageli see, et eesti keelel pole kunagi olnud nii tugevat positsiooni kui praegu, ta on riigikeel, ta on igal pool kasutuses, meil on tohutult palju kirjanikke, meil on tohutult palju väljendust, aga ma pean ikkagi ütlema, et kui ma keeleinimesena, sest ma olen ikkagi saanud filoloogi hariduse ülikoolis, vaatan kõiki neid arenguid, siis see on ikkagi väga murettekitav ja ta murettekitav vähemalt kolmest aspektist. Kõigepealt esimene probleem on see, et eesti keel ei ole mitte kunagi olnud selles seisus, mis ta on praegu, ehk siis
globaalses, ütleme siis, keelte konkurentsis ja ega seda konkurentsi eriti palju ei ole, see on põhiliselt globaalselt inglise keel. Sellest on rääkinud palju ka muide erinevad võõrkeelte õpetajad, et ka mitte ainult eesti keele ei vaesu, vaid vaesub ka meie võõrkeelte oskus, et osatakse peamiselt ainult inglise keelt. Ja ega selle kohta ei saa alati öelda, et inimesed oskavad inglise keelt, et see on ikkagi selline üsna lihtne keel, mida inglise keeles pigem pursitakse. Ja seda on kohutavalt keeruline ju kontrollida, et me ei taha ju elada maailmas, kus me interneti kinni paneme, et lapsed ja noored ja üldse ka täiskasvanud ei saaks viibida inglisekeelses, ma ütleks ainult mitte kultuuriruumis, vaid üleüldse selles infoväljas. Aga samal ajal on see peamine mõjutaja, sellepärast et jällegi rohkem räägitakse sellest, et Eesti laste keel ja keeleoskus vaesub. Aga ausalt öeldes, kui ma kuulan Eesti täiskasvanuid, siis nad ei ole eriti head eeskujud. Käib üks lõputu okeitamine, käib üks lõputu ikkagi inglisekeelsete lausekonstruktsioonide ülevõtmine, kõik need üle interneti ja laual olemised ja neid näiteid on mõttetu siin loetlema hakata. Kogu meie poliitiline ja avalik keel, kahjuks ka ajakirjanduslik keel ei ole absoluutselt aru saanud, milliste anglitsismidega ta kogu aeg räägib ja seetõttu see vohab ja seetõttu avalikus keelekasutuses eesti keele rikkus välja ei tule, see vaesub juba seetõttu ja selle teine väga suur probleem on see, et mis kaasnebki nüüd kogu selle avaliku keelekasutusega, see on keele prestiiž. Et kuni me ise alates siis avalikust linnaruumist, kus on igasugusedki longed ja food streetid, lõpetades poliitikutega, lõpetades meelelahutustegelastega, et kuni seal ei kao ära see, et iga teine sõna on inglisekeelne või üleüldse väljendutakse inglise keeles ja öeldaksegi, et ma ei oska seda eesti keeles öelda või igal juhul ei väärtustata seda eesti keelt. Seni on meie enda keele prestiiž nii madal, et seda vägisi kehtestada loomulikult saab seadustega, aga see on väga keeruline, sest et me teame ju, et inimesed tahavad teha seda, mis nende enesetunnet tõstab. Ja kui nende enesetunnet tõstab see, et nad kasutavad inglisekeelseid väljendeid, sest neile tundub, et nad on siis ägedamad, nad on siis peenemad, nad on siis mida iganes nad siis tunnevad, siis on sellega väga raske võidelda, nii et ütleme siis enne kõike kogu selle tohutu inglisekeelse maailmaga võitlemiseks peaks tegelema eesti keele prestiižiga. Nüüd teine väga suur probleem on loomulikult vene keel, et meil on venekeelseid inimesi nii palju, et neil ei ole mingisugust vajadust õppida selgeks eesti keelt. Eestlased jällegi, kas vähesest eneseväärikusest, millestki muust, arglikkusest, ei julge kehtestada ennast eesti keele kõnelejatena, et ikkagi pidevalt kohtan ka näiteks kassas seistes kassiiri, kes ei suvatse eesti keeles rääkida ja see ostja läheb vene keelele ümber, tahaks ausalt öeldes kohe sakutada seda inimest ja vahel olen ka öelnud, et kuulge, et miks te räägite temaga vene keeles, et tema peab eesti keeles rääkima. Et sellist allaheitlikkust eesti keele kasutamisel avalikus ruumis on eestlaste endi seas väga palju. Ja jällegi, ma arvan, et see tuleneb väga paljuski selles, et ei usuta sellesse iseendasse. Ja see keele mittekasutamine on selle vähese eneseusu sümptom tegelikult. Ja kolmas aspekt ongi see, mis puudutab Eesti haridussüsteemi. Kui me räägime sellest, et me elame tohutus võõrkeelte mõjusfääris, siis on ju ilmne, et Eesti koolis peaks olema meie emakeel, eesti keel, riigikeel, täiesti A ja O. See peaks olema kõige rohkem esinev tund meie tunniplaanides, see peaks olema täiesti eriseisundis, aga seda ta loomulikult ei ole Eesti koolis, et jällegi olen korduvalt toonud seda näidet, et tunniplaane vaadates näen ma veel vähemalt mõnda aega tagasi, vähemalt ma nüüd tänase hommiku seisuga ei kontrollinud üle, et sageli on tunniplaanis näiteks 4 korda nädalas inglise keel, 3 korda nädalas vene keel
ja 2 korda nädalas eesti keel. Ja see peaks ju olema täpselt vastupidi ja ütleme, vene keel võiks olla üleüldse ainult valikaine. Nii et siin on väga palju murekohti ja kui me vaatamegi neid noori inimesi, kes elavad oma sotsiaalmeedias, kes saavad oma meelelahutuslikku infot mitte eestikeelsest keeleruumist, siis sellega omakorda kaasneb ju see, et nad liiguvad mitte ära ainult meie keeleruumist, vaid nad liiguvad ära ka meie mõtteruumist ja meie kultuuriruumist. Nad võivad füüsiliselt elada Eestis, aga oma peadega elavad nad kuskil täiesti teises kohas ja meil nagu ei olegi seda kultuurilist silda enam nende põlvkondadega, et nad ei tea, millest me räägime, kui me räägime, viskame siin, ma ei tea, Viimse reliikvia nalju. Nii et see on väga suur ja kompleksne probleem ja hõisata, et eesti keelel pole kunagi olnud nii tugevat positsiooni kui praegu, on ikkagi eksitav. No see on muidugi vale väide üldse, et eesti keelel pole olnud kunagi nii tugevat positsiooni kui praegu. Esimese Eesti Vabariigi ajal oli kindlasti eesti keele positsioon palju tugevam ja ka suhtumine nii riigi tasandil kui ka, kuidas ma ütlen, erinevatel sotsiaalsetel tasanditel oli ju täiesti teine. Töötati ju tol ajal välja ikkagi suures osas ka eestikeelne terminoloogia erinevates valdkondades, seda ei olnud. Kui me loeme näiteks 20. aastate algul möödunud sajandil välja antud raamatuid, võtame kas või Hirmu ja õuduse lood, milles ju keelemees Aavik meelega kirjutas, tõlkis neid lugusid niimoodi, et need kubisesid keele uuendustest, uutest sõnadest, aga ka lausekonstruktsioonidest, siis see oli ju võitlus selle eest, et eesti keel muutuks võrdväärseks kultuurkeeleks nende keeltega, mis Euroopas lainetasid tol ajal, saksa keel, inglise keel, prantsuse keel ja tegelikult väga lühikese ajaga, vähem kui 20 aastaga, 15 aastaga ümmarguselt, jõutigi selleni, et eesti keel muutuski kultuurkeeleks, muutuski terminoloogiaga keeleks, muutuski keeleks, kus oli võimalik kirjutada teaduslikke tekste ükskõik mis alal. Nii et selles mõttes, kui me nüüd vaatame seda 30 aastat, mis meil nüüd on olnud seda taastatud iseseisvust, siis siin on toimunud tegelikult eesti keele totaalne allakäik. Ja siin on väga tõsised probleemid, millele sa osundasid. Üks, haridusest alustades, kui tagantpoolt tulla, on see eestikeelsele haridusele üleminek, mis ikkagi teeb tohutu karuteene eesti keele õpetamisele, mitte ainult selles mõttes, et neid eesti keele tunde on vähe, vaid ka keelekeskkonna mõttes paljudes Eesti piirkondades ja eelkõige Tallinnas ja Põhja-Eestis. Siin on nagu veel laiem, nagu sellest võiks juba ainuüksi terve saate teha sellest haridus, ma ütleksin katastroofist, mis toimub praegu selle niinimetatud ühtse Eesti kooliga, sellepärast et see on keeleline katastroof, aga see on ka üleüldine hariduslik katastroof, sellepärast et õpetajad, kes üldiselt on paraku üsna vaikne selline ühiskonnagrupp, kes ei kipu tulema jõuliselt oma probleemidega kuskile tõesti tänavatele ka avalikkuse ette, ju vaikselt, aga aina rohkem kirjeldavad seda, mis nendes koolitundides toimub, kus on ikkagi väga märkimisväärne hulk võõrkeelseid lapsi ja neid muide ei ole ainult, et on ukrainlased või on need meie venelased, kes on sinna koolidesse pannud. Neid on juba väga paljudest erinevatest riikidest, erinevatest rassidest ja edasi. Nad ei suhestu üldse selle asjaga, mida nad õpivad ja alles hiljuti oli mul juttu ka ühe õpetajaga, kes ütles, et tegelikult me peame nende vanematel ütlema, et nende lapsed käivad küll koolis, aga ega nad haridust ei saa. Sest et nad lihtsalt ei saa mitte millestki aru, mida seal tundides õpetatakse, aga õpetaja energia läheb nende peal ikka ja selle võrra kannatab eesti laste haridus, nii et siin kannatab mitte ainult keel, vaid siin kannatab üleüldine, ma ütleksin, haritus ja mõtlemisvõime. No see on veel omaette teema ja kui sa mainisid, et vene keele tunde on nii palju, no siis vaat inglise keel on selline keel, esiteks inglise keel on muidugi lihtsam keel kui vene keel, see on selge. Grammatiliselt juba ja seda sõnavara hõljub siin selles samas interneti avaruses juba nii palju, et selle omandamine noortel käib kergemini, ehkki ma olen sinuga nõus, et see ei ole inglise keel, mida nad omandavad seal, see on inglise keele selline pindmine kiht.
Ja noh, me võime tuua siin näite sellest, kui halvasti võib inglise keelt rääkida. Euroopa Liidu kõrge välisasjade volinik Kaja Kallas, kellel käib ainult üks you know I mean, hääldusest ma ka eriti ei hakka rääkima. Et see ongi see niisugune rahvusvaheline inglise keel ja muide siin hoiavad ameeriklased ja inglased ka kahe käega peast kinni ja ütlevad, et see inglise keele planetaarne võidukäik on tegelikult inglise keele oskuse labastamine, laostamine ja kõrginglise keele hävitamine. Nii et ka sealt poolt vaadates ei ole see sugugi tervitatav protsess, aga ärme inglise keele pärast muretseme endiselt eesti keele pärast. Ma tahtsin tuua veel ühe momendi siin, et meil eestlastel on ikkagi see kadaka saksa mentaliteet, et kui sa võõras keeles räägid, olgu see vene keel või inglise keel või soome keel, siis sa oled nagu kõrgemas klassis. Siis sa kuulud nagu haritud inimeste hulka. See, kui sa pursid mingit võõrast keelt, näitab, et ma ei ole see matsipõhi, kes oskab ainult mingis kohalikus murrakus rääkida, vaid ma olen ikka teist parem ja kõrgem ja näe, ma olen ikka kuulun sinna haritud inimeste hulka ja olen ikkagi niisugune globaalselt konkurentsivõimeline tegelane. Siin on meil ikkagi tegelikult see rahvusliku alaväärsuskompleksi moment on väga tugevalt selle keele teema juures sees. Paraku küll, et see on see sama, et me kuidagi viisi ei julge kehtestada, et kui siin on vist tuli eelmisel aastal selline tore liikumine nagu keelemalev välja just selle sama jutuga, et ärimehed, ärge pakkuge kõiki oma teenusi mitmekeelselt, pange oma asutustele eestikeelsed nimetused. No see turist ei jäta sinu kohvikusse sisse astumata, kui sul on sinna kirjutatud kohvik ja mitte kafee. Et see niisugune mõttetu pugemine turisti ees, keda tegelikult ju ka lõpuks alahinnatakse, et käid Ungaris, Poolas, Kreekas, kus ei saa vahel... Käid Lätis. Ja, käid Lätis. Kõik asjad saavad aetud, kõik kohvikud saavad leitud, et selles mõttes see on niisugune tõesti mingisugunegi alaväärsuskompleks, et seda vahel isegi nagu naljakas vaadata, et sul on nagu mingisugunegi väike pugerik, ma ei tea, kohvikukene, mitte just kõige parema sisekujundusega, aga ikkagi on ta tingimata, on ta longe või mingisugunegi selline asi, et võiks täiesti rahulikult olla meie ise, et Tammsaar on ilusti öelnud, et iseennast tuleb armastada, kõik muu tuleb ilma selletagi, et see on nüüd täpne tsitaat, aga mõte on umbes selline. Ja alles hiljuti nüüd ju lugesime, et kes on maailma kõige õnnelikum rahvas, et soomlased, aga soomlasi iseloomustabki ju see, et nad ei häbene olla soomlased. Nad on lihtsalt soomlased nagu täiesti südamerahuga ja nad ei muretse kogu aeg selle pärast, millisena nad teistele välja paistavad. Ja, soomlane ei painta oma keelt, et öelda ilmtingimata Peugeot, vaid ta ütleb lihtsalt Peugeot. Jah, või ütleb Peugeot ja ei muretse üldse selle pärast. Riik näitab meil ju siin ka eeskuju. Ma sain just hiljuti teate, et minu ID-kaart hakkab vananema ja oleks vaja ära uuendada. Ja see oli 3 keeles see teade mulle. Kõigepealt eesti keeles, siis inglise keeles ja siis vene keeles. Ja kui me võtame lahti siin need igasugused riiklikud portaalid, olgu nad ministeeriumite või ametite omad, siis kõik on seal 3 keeles ja mis mind muidugi eriti ärritab on see, et kõigele lisaks on seal igal pool veel ka Ukraina lipud juurde riputatud. Et me oleme muutumas siin nagu mingis Ukraina oblastiks. Esiteks sellega, et me muidugi vene keelt pakume neile igal sammul. Peale selle liputame me igal pool Ukraina lippu, mitte Eesti lippu. Et see riik näitab ju seda, et Eesti riigi valitsus, Eesti riigi ministeeriumid, Eesti riigi ametid ei sea esikohale mitte Eesti keelt, Eesti rahvast, Eesti riiklust, vaid midagi võõrast. Jah, ma olen sellega selles mõttes nõus, et minu meelest on ju juba korduvalt ka sellesama keelemaleva ja teiste poolt tehtud üleskutseid, et isegi kaubanduskeskused paljud on ära kaotanud, kuigi nemad on ju äriliselt paljudest asjadest palju rohkem huvitatud ja seetõttu pigistavad või eelistavad sageli pigistada silma mingisugustegi selliste rahvuslike vajaduste silma kinni, aga nemad ju kaotasid ära
kõik need venekeelsed üleskutsed, mis sealt laajalt kõlasid kogu aeg. Vanasti oli meil ju, selles mõttes on Ukraina sõda meile ikkagi palju kaasa aidanud, et seda vene keelt on mingisugustes sfäärides vähemaks jäänud, sest meil oli ju enne kõik oli kakskeelne. Aga tänaval on juurde tulnud. Aga tõsi, teistpidi on see, et kuna vene keele rääkijaid on rohkem, siis on seda tulnud juurde ja tõepoolest Eesti riik ei kehtesta korralikult eesti keelt, et see, et me nüüd teatame, et me läheme eestikeelsele haridusele üle, see on lihtsalt loosung, see ei ole absoluutselt praegu mingisugunegi... See on inimeksperiment, ma ütlen, see on eksperiment meie laste ja õpetajatega. Jah, see on inimeksperiment ja see ei ole kindlasti midagi, mis praegu tingimata eesti keelele kasuks tuleb, et on täiesti ilmne, et kogu see vene lastele eesti keele selgeks õpetamine oleks pidanud toimuma eraldi koolides keelekümblusena ja täpselt nii, nagu tehakse Belgias ja mujal, mille poole meil ju kogu aeg vaadatakse hardunult. Esimene aasta on sul keeleaasta, keeleõppeaasta või on 0 klass, et ennem esimest klassi on 0 klass, kus õpitakse ainult eesti keelt. Iga päev on ainult eesti keele tunnid ja seejärel algab tavaõppe juba eesti keeles. Aga see, mida tehti praegu, et lihtsalt umbkeelselt lapsed 4. klassist erinevaid aineid omandama, see on, ma ei tea, nagu kelle peas nagu sellised asjad üldse sünnivad, et see ei ole kasulik mitte ühelegi osapoolele, see on kasulik kellelegi, kes saab mingisugusegi loosungiga sinna juurde lihtsalt esineda. Ei, no see on lihtsalt poliitilise punkti noppimine. Aga kuna ma lubasin, et me räägime natuke ka eesti kirjandusest ja meil aeg pressib peale, siis ma ütlen kuulajatele, et Maarja ei ole mitte lihtsalt kirjandusteadlane, vaid ta on ka doktorikraadiga kirjandusteadlane. Aga anna ka kiirhinnang, mis selles keeleseisundis on praegu eesti kirjandus? Eesti kirjandusega on nii, et meil on mõned tõeliselt meisterlikud autorid õnneks olemas, kellel on keelerikkust, kellel on mõtterikkust, aga nad ei pruugi olla nüüd need kirjanikud, keda avalikkuses kõige rohkem promotakse, et paraku on nii, et eks lõpuks imbub see niisugune ideoloogiline mõtlemine igasugustesse sfääridesse ja ega kultuurisfäär ju sellest puutumata ei ole. Ütleme siis niimoodi, et positiivse poole pealt võib öelda seda, et Eestis on palju noori, kes tahavad eesti keeles kirjutada, mis on praeguse niisugust ajavaimu silmas pidades juba isegi hea, sellepärast et trendid näitavad seda, et lugeda armastavad nad ikkagi aina rohkem ja aina nooremast east inglise keeles. Ehk siis eesti kirjanduse suurim küsimus praegu ei ole mitte selles, et kas meil on piisavalt kirjanikke ja kas meil on piisavalt häid kirjanikke, sest häid kirjanikke saab ühel väikesel rahval olla niikuinii ainult loetud hulk. Et see, kui meil sõjaelises Eestis tulid välja Tammsaare, Kailit, Mälk ja terve hulk selliseid autoreid, kes meile on jäänud, see on tõeline niisugune kultuuriplahvatus olnud, mis siis 60-ndatel seal kordus ja võib-olla mõneti ka kuskil siin 90-ndatel, aga ega kogu aeg ei saa ühel väikesel rahval olla, et igal aastal ilmub jälle geniaalne teos. Aga suurem probleem on see, et meil loetakse liiga vähe. Kui loetakse, siis loetakse pealiskaudset kirjandust, et see ilukirjandus, mida ikkagi praegu ka kirjutatakse, ta ei ole nii keelesügav ja ta ei ole nii mõttesügav. Ja see paratamatult toob ju kaasa ka selle, et ka lugeja on pealiskaudsem, lugeja ka otsib seda pealiskaudset, mis on kõige populaarsemad žanrid, on ju krimikirjandus ja sellised nii-öelda naistekad. Et muidugi võib öelda jah, et näed, et neid loetakse hästi ja tore on, aga samas on ju teada, et ikkagi see keel elab ju, enne kõik elab ta luules, mis on ikkagi niisugune keele tipp, seejärel elab ta ikkagi tõsises sügavas ilukirjanduses, filosoofilise, psühholoogilise ja muu sellise sügavusega ilukirjanduses. Ja kuna seda on väga palju meie klassikas ja kuna klassika on väga varju jäänud, sest et ta on keerulisem, õpetajad ütlevad, et seda on raske õpetada, et neid ei taheta lugeda, täiskasvanud ütlevad ka, et ei, ma ei jaksa lugeda, ma ei jaksa mõelda,
et ma isegi ütleksin, et praegu meil käib Eesti raamatu aasta, et kirjutamisest rohkem me peaksime tegema, propageerima lugemist. Et lugege ja lugege ilukirjanduslikke, nõudlikke tekste, sest et seal on tegelikult peidus eesti keel oma täies ilus. Nii, Maarja, me peame praegu kripsu alla tõmbama, sest meil on 2 teemat veel ja kahjuks me ei saa sel teemal rääkida pikemalt, ehkki tegelikult oleks rääkida väga palju. Ja kuna ma ise olen ka natukene kirjanik elus olnud, siis see on teema, mis mind isiklikult väga puudutab ja erutab ja ma mäletan, missugune tohutu võidujooks sõna otseses mõttes käis omal ajal, et eesti keelde tõlkida neid niisugusi rahvusvahelisi ja kultuuriloolisi tüvitekste alates seal vanadest idamaade religioossetest tüvitekstidest ja lõpetades ka kõige kaasaegsema, modernsema luule ja proosaga. Ja siin oli suurepärane väljaanne, mis tänase päevani tiksub, aga mitte enam väga tuntu ja populaarsena, nagu Loomingu raamatukogu, kus ka Nõukogude klavlitt pigistas vähemalt ühe silma kinni ja lubas seal publitseerida niisugusi, mitte just kõige nõukogude meelsemaid autoreid ja nende loomingut. Aga jah, võib-olla tuleme mingil teisel korral kirjanduse juurde tagasi, sest et kirjandus on asi, ilma milleta üks rahvuslik keel elada ei saa. Aga aitäh sulle, Maarja, praegu. Ja, ütlen veel juurde, et rahvuslik keel ja rahvuslik mõte. Aga aitäh kutsumast. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Ja jätkame saadet ja järgmisena, nagu lubatud, on meil telefonil Varro Vooglaid ja teema, mainisin seda ka sissejuhatavalt lühidalt, on Süüria. Ja võtaks võib-olla ka natuke laiemalt kristlus tervikuna, eelkõige ma pean silmas seda, mis toimub ikkagi Lähis-Idas ja Süüriast rääkides, see on ju piirkond, kus kristlus on 2000 aasta vanune ja kui meenutame ka siin näiteks kas või Anatole France'i ja tema Taissi, kus räägitakse sellest, kuidas kristlased läksid Süüria kõrbetesse erakuteks ja missugusi painajaid, nii seksuaalseid kui muid kiusatusi nad seal erakluses üle elasid, et see niisugune ilukirjanduslik ja võib-olla teist laadi kirjeldus sellest kristluse ajaloost selles piirkonnas, siis praegu tulles tänasesse päeva, me näeme, et seal on vallandunud totaalne kristlaste vastane genotsiid ja kõige hämmastavam ja kõige kurvastavam ja kõige hirmuäratavam on selle juures see, et mõned päevad tagasi loeme, kuidas Euroopa Komisjon on eraldanud Süüria uuele valitsusele, ma ei tea, 5,8 miljonit või palju nii-öelda humanitaarabi. Ehk keda te siis abistate? Te abistate maru islamiste, kes viivad läbi kristlaste vastast etnilist puhastust ja te tervitate seda ja te abistate finantsiliselt seda. Et oled sa vaadanud, Varro, mis seal toimub ja oled sa kuidagi omalt poolt mingit hinnangut sellele kõigele andma, kõigile nendele protsessidele kristluse vastu, kristlusega seoses, mis üldse maailmas toimuvad, aga eelkõige ma mõtlen just seal Lähis-Idas? Ja, tere ka minu poolt siis kõigile. Eks see on loomulikult väga traagiline, mis see praegusel hetkel aset leiab. Eks ma ikka hoian silma peal ka Lähis-Idas toimuvatel sündmustel ja see, kuidas meie inforuumis neid asju kajastatakse, muidugi äärmiselt primitiivne, ühekülgne, et mitte öelda valelik ja tegelikult moonutav. Meile ju pidevalt räägitakse sellest, kuidas meil on loodud muljet juba aastaid, kuidas siin ikkagi Süürias toimub kodusõda, kus siis sellised demokraatlikud jõud ja ikkagi läänelikke väärtusi esindavad jõud üritavad kukutada president al-Assadi. Aga tegelikkuses on muidugi see, mis on toimunud märksa teistsugusem, et ma ei tea, kui palju näiteks Eesti meedias on räägitud sellisest asjast nagu operatsioon Timber Sycamore,
ma ei ole kunagi kuulnud, et Postimehest, Delfis või ERR-is sellest näiteks räägitakse, aga ilma sellest rääkimata ei ole üldse võimalik aru saada sellest, mis viimase 10 või 12-13 aasta jooksul on Süürias toimunud. Et näiteks seesama operatsioon Timber Sycamore, mis aastal 2012 või 2013 alguse sai president Obama ajal, oligi CIA erioperatsioon, milles osalesid siis ka Ühendkuningriigi ja Araabia Ühendemiraatide luureteenistused selleks, et relvastada, rahastada, tagada väljaõpet ja luureinfot siis nendele revolutsioonilistele jõududele, mis tegutsesid lähtudes eesmärgist kukutada president al-Assadi võim. Ja mõtled siis selle peale, et kui niisuguseid põhimõttelisi asju, kuidas varjatud operatsioonide kaudu üritatakse valitsusi kukutada, lihtsalt ei mainita meie inforuumis nendest asjadest rääkides, siis kõik, mida räägitakse, tegelikult on nii raskelt moonutatud, et see pole absoluutselt informatiivne. Aga lihtsalt sinu küsimusele ka konkreetsemalt vastates, eks me nüüd näeme, mis on juhtunud pärast al-Assadi kukutamist Süüriast, ei ole hakanud teostama mitte mingisugused demokraatlikud, läänelikud väärtused Süürias, just nagu need ei hakanud teostama Liibüas pärast Gaddafi kukutamist või Iraagis pärast Saddam Husseini kukutamist, hakkab valitsema selline jõuguvägivald, õigusetus, mis on täiesti ootuspärane. Ja nüüd nägimegi siin, kuidas märtsi alguses mõne päeva jooksul juba seal Latakia ja Tartusi provintsides ju tapeti mitu tuhat. Täpselt ei teagi nüüd, aga vähemalt 1000, seda tunnistab isegi meie meedia, aga võib-olla isegi mitu tuhat tsiviilisikut, peamiselt alaviidid, aga ka kristlased. Toimusid jubedad laiba rüvetamised, laipade põletamised, kättemaksu aktsioonid ja suure tõenäosusega see toimus mitte avaliku võimu pingutustest hoolimata, vaid pigem nende heakskiidul või isegi osalusel. Nii et Euroopa Liit rahastab sisuliselt selle liikumise näol, mis nüüd seal võimu teostab, Hayat Tahrir al-Sham organisatsiooni, mille ÜRO on tunnistanud terroristlikuks organisatsiooniks. Nii et kui sinu eesmärkidele aitab selline liikumine kaasa, siis on nad sinu sõbrad ühtäkki. Ja kõik me mäletame seda, kuidas hõisati, kuidas Araabia kevad on ja nüüd tuleb demokraatia ja nüüd kukutatakse kõik need verised diktaatorid. Veriste diktaatorite kukutamise tulemuseks on olnud tohutu segadus, kodusõda, etnilised puhastused, religioossed puhastused. Ja see on jah, Süürias viimase kuu aja jooksul see, mis seal on toimunud. Meie inimesed, püüdke natukene ette kujutada, mis tähendab seda, kui teile valitsuse poolt toetatud relvajõugud tungivad külla, tungivad majja ja valimatult tapavad ära kõik. Alates sülelastest ja lõpetades vanuritega, perekondade viisi, kvartalite viisi, tänavate viisi. See on see, mis seal toimus. Ja ma ei ütle, et Assad on mingisugune ingel või demokraatlik valitseja kunagi olnud. Ei olnud seda ei Hussein, Saddam Hussein, ei olnud seda ka loomulikult Gaddafi. Aga mida tuleb öelda nüüd konkreetselt Süüria puhul on see, et meil on see viimased sündmused on esitatud täiesti moonutatud pildina. Just nagu Assadi pooldajad oleks tõstnud mässu uue võimu vastu. Aga tuletame meelde, et see uus võim esindab islami maru radikaale seotud Al-Qaidaga, mille vastu mindi sõtta Afganistani, mille vastu mindi sõtta Iraaki. Ja see seltskond moodustab Süüria rahvastikust umbes 70%, sunniidid on seal see põhiline kandepind ja kuna Süüria on etniliselt ja religioosselt väga kirev, siis alaviite on umbes 10%, kristlasi ja sealhulgas erinevates usulahkudesse jagunevad kristlasi on kusagil 2-3%, peale selle on druusid, kes on ka umbes 2%, kes on ka niisugused mitte selle islami peavoolu esindajad ja kes on palunud muide praegu Iisraelilt kaitset ja isegi pöördunud palvega, et Iisrael need druusidega asustatud alad, mis on Iisraeli vahetu piiri lähedal, piiri vastas, ühendaksid Iisraeliga, võtaksid täielikult oma kaitse alla, kuna nad saavad väga hästi aru, et 2% 70% vastu lihtsalt ei saa.
neist rullitakse üle, nad tapetakse viimsena maha. Ja alaviitide puhul on ka ju, et see on moslemite poolt vaadatuna nagu hereetiline usulahk. Meie teame, et nad on just nagu moslemid, aga tegelikult nad on väga tugevate kristluse mõjutustega, nad tunnistavad Neitsi Maarjat, nad tunnistavad kolmainut ja neil on veel teoloogilises vaates teisigi kokkupuutepunte kristlusega ja sellepärast ongi suhtumine nende sunniitide ja šiiitide poolt, et need ei ole õiged moslemid, sellised tulebki maha tappa. Ja nüüd siin põimubki nagu kaks asja. Üks on puhas etniline niisugune puhastamine, sest et kreeklased, armeenlased, mitmed teised väiksemad rahvuskillud, kes Süürias on ühtlasi ka kristlased ja need tuleb välja puhastada. Ja see on ikkagi uskumatu, et see seltskond, kes räägib meil Brüsselis demokraatiast ja demokraatlikest väärtustest ja inimõigustest, seda kõike on valmis veel rahastama. Mul on see mõistetamatu, aga kui ma nüüd ikkagi vaatan seda, missugune vaenulikkus on ka meil siin oma Eestis ja Euroopas tervikuna kristluse suhtes, siis võib-olla see ei olegi nii imekspandav. Jah, eks see on selline süstemaatiline programm, mida meie oma käsitluses oleme ka nimetanud revolutsiooniks. Eks selline püüdlus hävitada kristlikku tsivilisatsiooni, et seda me oleme näinud ju aastasadade jooksul teostamas Euroopas, oleme näinud viimasel ajal eriliselt teostamas Ameerika Ühendriikides ja kindlasti näeme seda ka teostamas Lähis-Idas ja oleme näinud pikemat aega seda teostamas. Aga eks see, kui ma ütlen veel kord, kuidas meile nendest asjadest räägitakse, on lihtsalt aastama panevalt primitiivne ja mitte öelda lihtsalt lausaga valelik, et kogu see jutt mingisugust demokraatia viimisest, et ma mõtlen, kas veel leidub inimesi, kes võtavad seda tõsiselt pärast seda, mida me oleme 20 aasta jooksul nüüd näinud, pärast Iraagi sõda ja Afganistani ja Liibüat ja kõike seda, et kas veel leidub selliseid inimesi, kes arvavad, et tõesti siin on tegemist demokraatia ja inimõiguste eksportimisega Lähis-Idasse. Et vabandust väljenduse pärast nüüd raadiokuulajate ees, aga ma pean ka ütlema, et sellisel juhul tasuks teha IQ-test, sest et siis on suure tõenäosusega tegemist debiilikutega, et kes ei saa ka kõige lihtsamatest asjadest aru. Et tegelikult ei ole ju see mitte millegi sellisega tegemist. Tegemist on väga lihtsa printsiibiga, mida võiks kõige lihtsamalt nimetada selliseks kaose külvamiseks. Eks, et külva kaost ja lõika sellest ise kasu. Et see on see, mida selles olukorras tehakse. Ja eks kõik saavad ju ka aru Lähis-Idas toimuvaid poliitilisi protsesse vaadates, et paljuski on need tõlgendatavad ka läbi suure vastasseisu Iisraeli ja Iraani vahel. Et need riigid, millest me siin praegu räägime, Süüria ja Liibüa ja mitmed teised riigid on ju olnud paljuski ka ikkagi sellise erilise tähelepanu objektiks selle tõttu, et nad on tegutsenud või olnud käsitletud vähemalt Iraani proksidena. Aga kui me vaatame nüüd seda suuremat pilti pikemas ajas tagasi, siis minu meelest on läänel tarvis ikkagi väga palju tegeleda sellise kriitilise eneseanalüüsiga nende küsimustega seonduvalt, et loomulikult see on palju suurem teema, me ei jõua seda siin käsitleda, aga ka see, millises olukorras näiteks täna me leiame Iraani, kuhu Iraan on omadega jõudnud ja millised poliitilised protsessid seal teostavad, see ei ole midagi sellist, mis on toimunud lääne pingutustest hoolimata, vaid paljuski jällegi lääne pingutuste tulemusena. Jällegi siin raadiokuulajad võiksid endalt küsida näiteks selle kohta, et kui palju teatakse 1953. aasta riigipöördest Iraanis, mis viidi läbi CIA poolt otseselt. See on täiesti avalik informatsioon, selle võib igaüks ise vaadata järgi. CIA poolt viidi läbi erioperatsioon demokraatlikult valitud presidendi Mohammed Mossadeghi kukutamiseks. Tema asemele seati võimule šah ja kogu asja taga oli siis see, et Mossadegh seisis selle eest, et natsionaliseerida riigi naftavarud, mida siis britid ekspluateerisid ja välja vedasid nagu oma kolonialistlikus vaimus. Et selleks, et säilitada oma kontroll naftavarude üle, kukutati riigis demokraatlik valitsus ja pandi asemele selline jõuliselt islamistlik siis autoritaarne kord. Ja nüüd siis öeldakse, eks ole, et me peame selle autoritaarse korra vastu võitlema, sellepärast et see on tohutu oht stabiilsusele Lähis-Idas. Nii et kui kõiki neid asju nagu tervikuna vaadata, siis ma ütlen veel kord, tuleb nagu ahastus peale, kuna me elame lihtsalt niivõrd totaalse valetamise ja manipulatsiooni tingimustes. Ja, ega siin ei ole nalja tegelikult ka mõningatel natuke kaugemal olevatel riikidel, sest et see ateistlikuks ja kuidas ma ütlen, küüniliseks
ja totalitarismi poole liikuvaks Euroopa Liiduks muutunud moodustis tegelikult külvab kaost ka mujal. Ja ma toon siinkohal näiteks niisuguse mulle äärmiselt sümpaatse riigi nagu Armeenia. Ma olen Armeenias ka käinud ja armeenlased on äärmiselt sümpaatsed inimesed ja sügava ajalooga, traagilise ajalooga rahvas lõppude lõpuks ikkagi kunagi see riik ulatus merest mereni, ehk Mustast merest Kaspia mereni ja selle tulemus on see, et Armeenia vähemusi on laiali külvatud kõikides selle piirkonna riikides ja nad ei ole suugi nii väikese arvulised, aga Armeenia riik, mis praegu eksisteerib, on jäänuk riik. Ja nüüd on jällegi püütud ka seal tekitada niisugune olukord, kus Armeenia püüdleb nüüd Euroopa Liitu ja euroopalike väärtuste poole ja tahab lahti saada Venemaa mõjusfäärist. Aga mis on selle tulemus? Selle tulemus on see, et Armeenia võidakse alla neelata Türgi ja Aserbaidžaani poolt, kes ei ole absoluutselt kunagi varjanudki, et Armeenia riigi olemasolu on neile pinnuks silmis. Ja kõik need pretensioonid, mida aserid türklaste toetusel ja mahitusel esitavad armeenlaste suhtes, seal mingid piiriäärsed külad, mis väidetavalt on armeenlaste poolt okupeeritud ja see koridor, mis lahutab Aserbaidžaani Nahitševanist, et see koridor just nagu ei olekski Armeenia legitiimne territoorium ja Armeenia peaks ikkagi läbirääkimise alustama selle koridori ja selle piirkonna kuuluvuse osas. See on ju kõik tegelikult ettekäänete otsimine selleks, et ühel hetkel jälle järjekordne sõda vallandada ja tegelikult Armeenia riik likvideerida ja armeenlased oma viimasest jäänuk territooriumilt laiali puistata. Ja see on see, mida küüniliselt jällegi toetab Euroopa Liit. Ja muidugi armeenlased ilmselt hakkavad aru saama, et siin vihma käest räästa alla ei maksa kippuda, et kui siin mõned kuud tagasi teatas Armeenia peaminister Nikol Pashinyan, et ta ei lähe 9. mai pidustustele Moskvasse, mis meile on loomulikult punane rätik, sest meil on jälle oma ajalugu ja oma suhted Venemaaga ja teise maailmasõja nii-öelda kalavõlad. Aga Armeenia seisukohast vaadates on see rakurs täiesti teine. Siis nüüd teatas ta minu arvates möödunud nädalal või millal see oli, et ta siiski läheb Moskvasse. Sest et ilmselt jõudis kohale, et ilma Venemaa sekkumise ja toetuseta Armeenia riik lihtsalt, see on ainult aja küsimus, kaob maakaardilt ja Armeenia rahvast tabab järjekordne genotsiidiline tragöödia. Nii et need asjad on tohutult valusad ja keerulised seal piirkonnas. Väga huvitav, et selle Armeenia aspekti sisse tõid, mitte ainult huvitav, vaid ka oluline, sest et olgem ausad, ega need väikesed riigid ja rahvad, mis väga keerulises geopoliitilises positsioonis paiknevad ja ka väga keerulist ja valusat ajalugu omavad, on ju tegelikult ka viimaste aastate sündmustest Ukrainas teinud väga selged järeldused. Et me võime oma jällegi avalikus arutelus kõik need asjad maha väikida ja teha nägu, nagu asjad oleks kuidagi hoopis teistmoodi, aga mitte ainult armeenlased, vaid ka grusiinid saavad ju väga selgelt Ukraina kogemusele tuginedes aru sellest, et nad ei taha samasugust saatust endale saada, nagu on ukrainlastel osaks saanud. Et see, mida Ukraina suunal on ikkagi tehtud lääne poolt, on äärmiselt küüniline, et mitte öelda tegelikult ikkagi sügavalt häbiväärne. Ei ole siin mitte keegi seisnud tegelikult ukrainlaste huvide eest, ei ole Marko Mihkelsonid ja Krossid ja Stoiceskud ja kõik need, kes pisaraid valavad siin Ukraina pärast vähimalgi määral tegelikult Ukrainast hoolinud. Tegelikult on Ukrainat kasutatud küüniliselt ära selleks, et viia ellu Venemaa suunalist agendat. Ukraina on olnud lihtsalt tööriist, on saanud meeletute purustuste osaliseks, väga palju inimesi on surma saanud. Eks grusiinid ja armeenlased näevad seda, vaatavad sellele ja grusiinid näiteks on ka ju väga selgelt välja öelnud, et te võite meid kritiseerida palju te tahate, te võite meie peale karjuda palju te tahate, aga meie ei taha, et meile saab osaks Ukraina saatus. Me oleme sellest õppinud ja me saame sellest aru ja me lihtsalt tegutseme oma rahva parimates huvides. Eks selline hoiak muidugi meie poliitilisele eliidile, kes võimu juures on täiesti võõras ja arusaamatu, mistõttu on kootuspärane, et nad ei suuda seda mõista või isegi vihastavad selle peale, aga eks see eristabki oma rahva huvides tegutsevad poliitikat siis sellise globalistliku agenda teenistuses olevate managerite või haldurite positsioonist.
no ja kui me toome siia ikkagi selle tohutu sõjahüsteeria, mida meil praegu külvatakse, see on ju ka tegelikult, mahub täpselt sellesse samasse, et me tahame lükata sõtta grusiine, me tahame lükata sõtta mitte ainult grusiine, vaid ka iseennast. Et no kuulge, kas teil natukene kuskil tervet mõistust tiksub, kas te ei saa aru, et Eesti rahvas ei ela üle seda suurt lääne, olgu ta Euroopa Vene, olgu ta laiemalt lääne-Vene konflikti, kui see puhkeb sõjaks, mida peetakse meie territooriumil. Et lõpetage ära kogu see julgeolekujutt tuleb viia hoopiski teise vaatevinkli peale. Ja see vaatevinkel saab olla ainult üks. Kuidas tegutseda nii, et meie ei sattuks sõtta? Jah, nii ta on ja eks kui me nagu küsimuse alguse juurde tagasi tüürime, siis ma arvan, et see suurem pilt, millest inimesed peavad üleüldse hakkama aru saama, on see, et rahvusvahelistes suhetes geopoliitikas ei eksisteeri selliseid asja nagu sõprus ja kellegi teise huvide eest seismine. Tõsiasi on ikkagi see, et kõik riigid, ennekõike suurriigid, seisavad oma huvide eest, mängivad välja oma huve. Seda maskeeritakse erinevate ilusate loosungitega, erinevate juttudega siin sellest, kuidas me edendame siin mingisuguseid euroopalikke või läänelikke väärtusi või demokraatiat. Aga see kõik on suitsukatel, seal pole mitte midagi reaalsusega pistmist. Nii et me peame sellest saama oma kontekstis aru ja me peame saama sellest aru ka loomulikult Lähis-Idas toimuva kontekstis. Ja siin on nüüd väga selge, et selle asemel, et sõimata siin Trumpi ja tema sabarakke, nagu hiljuti tegi üks meil Riigikogus käinud välisministeeriumi ametnik, tuleb ikkagi endale väga selgelt aru anda, et Trump esindab kristlikke väärtusi, mida hävitatakse muuhulgas Euroopa Liidu abiga praegu Lähis-Idas. Trump esindab tervet mõistust, majanduslikku mõtlemist ja Trump esindab uut vaadet julgeolekule, mis näeb vajadust Jalta aegunud kokkuleppe ümber vaadata, rahumeelselt kokkulepete raames ümber vormistada ja ühtlasi ka läänelikeks väärtusteks on Trumpi poolt kuulutatud see, mille võtab kõige lihtsamalt kokku tema ütlus, on ainult kaks sugu, mees ja naine. Ja nii ongi. Ja need ongi need läänelikud väärtused ja kui Eesti neid ei jaga, siis ühel hetkel pühib Donald Trump ja Ameerika Ühendriigid tervikuna oma käed puhtaks ja ütlevad, et tehke, mis te tahate, see ei puutu meisse. No ja, aga eks Kaja Kallas näiteks ongi öelnud, et vaba maailm vajab uut liidrit. Siin Riho Terras on teatanud Isamaa saadik Euroopa Parlamendis, et Trumpiga tuleb hakata suhtlema jõukeeles, sest muust ta ju aru ei saa ja niisugused avaldused, mis näitavadki seda, et tegelikult meie välispoliitika on rajatud ikka täiesti savijalgadele ja on sügavalt irratsionaalne, et ühelt poolt pritsitakse juba aastaid tatti Venemaa suunal seal olukorras, kus oleks väga palju mõistlikum suu kinni hoida. Nüüd pritsitakse samamoodi tatti Ameerika Ühendriikide suunas. Ja ma ei tea, millele siis lootus pannakse, et kas täielikult ilma igasuguse militaarse võimekuseta Euroopa Liidule, jumalale kindlasti mitte. Ausalt öeldes hästi kurvaks teeb selline olukord, sellepärast, et ega meie rahval mitte midagi head loota ei ole, kui meie poliitiline ladvik moodustub sellise mentaliteediga inimestest. No ma ütlen selle kõige kohta, et Eesti riiklus on täielikus agoonias ja me näeme Riigikogus seda ka püsivalt rumalate inimeste juhtimisel, keda omakorda hoiavad võimul mingisugused kallutatud jõud. Eesti saab liikuda ainult ja ainult katastroofi suunas ja noh, et seda ei juhtuks, ongi vaja ka selliseid arutelusid, nagu meie sinuga praegu teeme, et inimesed nagu laiemalt oskaksid kogu seda pilti kokku panna ja ei lähtuks ainult sellest ühekülgsest ja tegelikult äärmiselt piiratud ja rumalast propagandast, mida esitab meile peavool. Nii on. Ma olen selles mõttes sulle väga tänulik, et sina oled minu meelest geopoliitilistest protsessidest rääkides olnud aastate jooksul üks kõige selliseid kainimõistlikumaid hääli Eestis ja oleks väga hea, kui sa teeksid seda veel rohkem. No püüan. Aga aitäh, Varro, praegu meil on üks saate lõik veel ees ja tere tulemast teinekord tagasi jälle meie raadiosaatesse. Aitäh kutsumast, kuulmiseni. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Ja nüüd on meil saates meie tavaline saatejuht ja stamm Martin Helme, kes praegu viibib välismaal, mistõttu me oleme sunnitud temaga vestlema telefoni teel.
Tervitus, Martin, ja ma tahtsin teemaks võtta sinuga selle, mis on meil nüüd viimase nädala jooksul rullinud siin ja kus on siis meil mingisugune tohutu kisma lahti läinud selle üle, kas Eestis ikka arendatakse siis kaitsevõimekust või ei arendata, kas Hanno Pevkur ehitab kaitseraha eest ainult kuskile Tapale ujumisbasseini või ei oska ta üldse midagi teha, et kas hanked on tehtud või ei ole tehtud. No minu meelest näitab see väga selgelt seda, millest me praegu Varroga rääkides eelmises plokis lõpetasime, et Eesti riik on täielikus kaoses ja agoonias. Mis sinu sealt väljamaalt poolt, väljamaa poolt vaadates, isegi kui sa oled seal ainult natuke aega, avaneb ikkagi täiesti teistsugune perspektiiv sellele, mis toimub siin Eestis. Mis su perspektiiv praegu on? No esimene asi, mida tuleb öelda, on see, et me ju rääkisime sellest. Me ju rääkisime sellest 22. ja 23. aastal, kui Ukraina sõja alguses meie pioneerijuhtidest täiesti ebakompetentsed poliitikud andsid ära meie relvastust ja meie laskemoona ja me saime tookord ju hirmsasti sildistatud selle üle, et me ei soovi Ukraina võitu ja oleme Putini käsilased, sest me ei soovi ennast relvitustada ja me 23. aasta kevadiste märtsivalimiste eel, jaanuaris-veebruaris oli ju tohutu infooperatsioon käis meie erakonna ja konkreetselt minu vastu, et kuidas ma küll õõnestan nii Eesti kaitseväge kui usku meie kaitsevõimesse, kui loomulikult ka Ukraina sõjavõimalusi. Usku NATO-sse. Usku NATO-sse, jah, sest ma ei soovi, et me kõik, mis meil on, ära anname ja ma tookord ju üritasin selgitada, et kui me praegu anname ära oma ladudest laskemoona, anname ära kahurid, anname ära tankitõrjerelvad, anname ära õhutõrjerelvad, oleme ära andnud kiivreid ja killuveste, oleme ära andnud pioneerivarustuse ehk lõhkeaine. Et siis selle asemele saamine võtab aega ja võtab aega mitmeid pikki aastaid ja ma tookord juba 23. aasta alguses ütlesin, et võtab aega vähemalt 3 aastat, aga tõenäoliselt 7 aastat. Ja läheb kallimaks. Ja teine, mis ma ütlesin, et me maksame selle kõik kinni palju suurema hinnaga ja selleks, et saada tagasi sinna punkti, kus me olime 23. aasta alguses oma nii-öelda kogustega ja üksustega, varustatusega. Selleks me maksame miljardeid, et jõuda tagasi nii-öelda algusesse ehk punkti, kus me olime ennem äraandmist. Ja tookord muidugi hirmus kriitika oli. Ja nüüd tuleb kõigile meelde tuletada, et meil oli jälle õigus. Meil oli õigus, kui me hoiatsime, et teeme seda Eesti julgeoleku arvelt. Ja nüüd on siis kõik tarkpead tulnud välja. Martin Herem räägib sellest, kuidas meil ei ole ja me ei saa piisavalt palju ja meil ei ole. Aga kes ära andis? Kes tegi need nii-öelda kaitseväe sõjalise nõuandena andis ju Pevkur ja Kaja Kallas ütles, et meie teeme ainult seda, mida kaitsevägi meile soovitab. Nüüd räägib meile Kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm, kuidas me ei ole mitte midagi asemele saanud võrreldes sellega, mis on ära antud, et me ei ole ühtegi laskemoona killukest ka saanud juurde sellest nii-öelda otsustatud rahaeraldistest. Et kes oli sel ajal Kaitseministeeriumi kantsler? Ise olid. Ja muidugi siia tuleb veel üks selline mõõde juurde panna, et nii Herem kui Kusti Salm, kui terve hulk teisi kõrgemaid endisi riigiametnikke ja kõrgemaid endiseid sõjaväelasi ju läksid otsejoones, astusid oma varasemast avaliku sektori ameti uksest välja ja läksid otsejoones tööle sõjatööstusesse. Ehk siis teisisõnu, kui nemad nüüd praegu harjuvad selle üle, et riik ei tee piisavalt suuri kaitsekulutusi ja ei tee piisavalt kiiresti kaitsekulutusi, siis nad tegelikult ju räägivad sellest, et raha ei jõua nendeni piisavalt kiiresti. Nii et siin on veel selline täiesti ülimalt vastiku maitsega korruptsioonihõng juures. Aga kui me nüüd räägime sellest oma vaatest välismaalt, siis on vaade on kurb, sellel nädala lõpul kogunes siis, Brüsselis jälle ülemkogu ehk riigipead ja sellele eelnevalt kogunesid siis patriootide liidrid ka. Mina selle koosolekul osaleda ei saanud, ma olen teisel reisil, aga seal öeldi ju selge sõnaga välja seda, mida me oleme ka Eestis rääkinud selle patriootide koosolekul, et mitte mingil juhul ei saa nõustuda sellega, et Euroopa Liit võtab enda kätte riigikaitse küsimused ja mitte mingil juhul ei saa nõustuda sellega, et Euroopa Liit hakkab ette kirjutama, kui palju või kuidas kulutada riigikaitseliselt ja mitte mingil juhul ei tohi kaitsevägede juhtimist allutada kuidagi mingisuguselgi viisil Euroopa komisjonile, sest me ju näeme läbi,
mida siin teha tahetakse. Siin tahetakse lihtsalt võtta võimu kaaperdamise, võimu tsentraliseerimise plaan on ja raha kaaperdamise, raha tsentraliseerimise plaan on. Pluss, mis on minu meelest üliohtlik. Tänasel päeval, kui mõni riik, ükskõik kas see on Tšehhi või Ungari või Slovakkia või ka ennem oli Suurbritannia, ütles, et me ei tee nii, nagu Brüssel käsib. Mis Brüsselile ei jäänud muud midagi üle, kui hakkas juriidilisi käteväänamisi ja raha äravõtmisi tegema. Kui Brüssel saab enda käsutusse kas või mingigi osa liikmesriikide sõjavägedest, siis ta hakkab ju tegema seda sama, mis tehti Varssavi lepingu organisatsioonis, ehk Nõukogude Liidu ajal tehti Ungariga, tehti Tšehhiga, tehti 53. aastal Ida-Saksamaaga, ehk siis ikkagi viiakse nii-öelda väed sisse, tankid tänavale, nagu vanasti öeldi. Et siis on nii-öelda lõpuni viidud Euroopa Liidu selline nii-öelda jõupoliitika, et liikmesriikidel ei ole midagi kobiseda, tehakse nii, nagu Brüssel käsib. Et see paistab välja, meie poliitiline eliit, Reformierakond ju innukalt Michal kinnitas, et Eesti on nõus nii ühislaenuga, mida meie siis peame tagasi maksma, aga mille eest asju ostavad endale sakslased ja prantslased. Teiseks, Michal kinnitas, et Eesti on nõus nii-öelda kõikide rahade andmistega Ukrainale, mida Kaja Kallas välja pakkus, parteilised semud ikkagi oma vahel. Ja loomulikult võimu tsentraliseerimisega. Et see on meie poliitiline eliit elab ikka selles paradigmas. No jaa, kui me vaatame neid pooletoobiseid, kes praegu seal seda Euroopa Komisjoni juhivad ja mis on nende varasem poliitiline karjäär olnud ja tegevus ja saavutused oma liikmesriikides, siis Saksamaal Ursula von der Leyen oskas ju Bundeswehri sisuliselt laiali saata. Saksamaal on asi nii kaugele jõudnud ja ta oli pikalt kaitseminister, et Saksa sõjaväelased ei julge tööle minna ja töölt tulla vormis, sest et patsifistid, rohelised, moslemid ja ma ei tea veel kes sõna otseses mõttes füüsiliselt ründavad neid, sõimavad neid, mõnitavad neid, süüdistavad neid, ma ei tea mis kõigis surmapattudes, rääkimata sellest siis, et täielikult alarelvastatud, täielikult alafinantseeritud. Ja nüüd siis need samad inimesed, kes selliste asjadega hakkama said, ega meie Kaja Kallas parem ei ole olnud ju siin. Räägivad meile sellest, kuidas nüüd saab Euroopast sõjaline suurjõud. No kuulge, nalja teete. Ei saa mitte kunagi. Selliste inimeste juhtimisel ei juhtu see mitte kunagi. Ja Kaja Kallas esitles ju meil kohe siin nädala, ma ei tea, neljapäeval või millal see oli, esitles ju oma nii-öelda kaitseteemalist valget raamatut, talle ilmselt meeldivad igasugused valgusfoorid ja valged raamatud ja muud paberlikud sellised PR üritused. See lasti ju koheselt auklikuks. Hispaania peaminister ütles, et talle ei meeldi mõte taasrelvastumisest. Tegelikult ajavad nad asja, millele ei ole liikmesriikide toetust ja need riigid, millel on ikkagi väga sügav suveräänsuse ja oma ajaloolise enesetunnetuse selline vundament all. Need ei tule sellega nii mängeldes kaasa nagu meie hüpiknukud, kes meil siin jalalt jalale keksivad ja räägivad, kuidas Eestist saab sõjaline suurjõud. Meie omad on lihtsalt Brüsseli käpikud, Brüsseli teenistuses. Meil ei ole iseseisva riigi poliitilist mõtlemist ega tahtmiski mõtelda. Hispaania kohta tuleb muidugi öelda, et Hispaanias on võimul vasakäärmuslik valitsus praegu, tõesti vasakäärmuslik. Selles mõttes me vähe teame teiste riikide sisepoliitilistest dünaamikatest, aga üdini korrumpeerunud ja äärmiselt agressiivselt vasakpoolne ennast sotsialistideks nimetav valitsus, aga nemad ei poolda Kaja Kallase plaani sellepärast, et nemad leiavad, et rohkem raha tuleb rohepöördesse panna. Aga teisel pool, näiteks Itaalia ei poolda sellepärast, et Itaalia ütlebki, et ei, et me ei saa nõus olla sellega, et Brüssel hakkab ühislaenu võtma, mida pärast riigid koos maksavad. Euroopa teisel pool otsas meie naaberriik Rootsi valitsusjuht ütleb, et nad ei saa sellise laenuplaaniga ja sellise relvastamisplaaniga nõus olla, sellepärast, et see on punkt 1 kõikide liikmesriikide enda kohustus oma riigikaitset arendada vastavalt oma riigi spetsiifikale. On ju täiesti selge, et Itaalial ja Rootsil on täiesti erinevad julgeolekuohud. On täiesti selge, et Hispaanial ja Eestil või Hispaanial ja Poolal näiteks on täiesti erinevad julgeolekuohud. Ja sellele tuleb läheneda vastavalt kohapealsele spetsiifikale, mitte niimoodi, et Brüsselist antakse kõigile jälle meile kost ette, et
kõigil peab olema niisugused asjad ja niisugused asjad. Lisaks sellele Euroopa Liit loomulikult juba jõudis ära otsustada, et kõik keskselt tehtud relvaostud või ka laenuga tehtud relvaostud peavad olemagi, nii nagu me kogu aeg oleme rääkinud, Euroopa relvatööstuse käest ostetud, ehk me ei tohi osta ei Ameerikast ega me ei tohi osta, ma ei tea, Iisraelist või neid relvatööstuskohti on näiteks Lõuna-Korea, meie kuulsad kõhukahurid Lõuna-Koreast, vot neid enam osta ei saaks selle plaani järgi. Tuleb erikokkuleppe sõlmida, kui tahame. Nii selgelt annavad meile märku sellest, et tegemist ei ole mitte Euroopa relvastamisega, vaid raha kantimisega. Ta on kaotanud kõik, ta on kaotanud Macroni, Prantsusmaa ütles ei sellele plaanile, Itaalia ütles ei sellele plaanile, Hispaania ütles ei, Rootsi. Need ei ole tavapärased. Oi, Orban jälle blokeerib Euroopa ühiseid poliitikaid. Orban ütles ka loomulikult ei, aga see on üle välja. Käpardid on asja kallal ja siis saabki ainult halvemaks minna kogu see asi. No jah, nagu ma ütlesin, me ju nägime, millega said need samad inimesed hakkama oma riikides. Kaja Kallas ei saanud ju meil siin millegagi hakkama peale selle, et valetas kõigil suud ja silmad täis, plõksis ja karjus kõigi peale siin. Ja samal ajal laostas Eesti majanduse, laostas Eesti energeetika. Meil on ju tegelikult agoonias olev riik, täielikus agoonias olev riik. Ja mina ütlen muidugi, et niisuguste juhtimisel ka Euroopa Liit jõuab agooniasse ja mul on selle üle ainult hea meel, sest Euroopa Liitu ei ole tegelikult enam kellegile vaja. Välja arvatud nendele, kes seda Euroopa Liitu arvavad, et saavad lõpmatuseni lüpsta. Ma tahtsingi öelda, et mida keeruliseks läheb olukord, seda undavamaks läheb ju propaganda. Kui ma vaatan, Michal läheb telesse esinema Eestis ja ütleb, et kui Ukrainast tuleb nüüd rahu, siis seda suurem on sõjaoht Eestile, mis on ju reaalsusega vastuolus olev, et tegelikult kui Ukrainast tuleb rahu, siis nii nagu me oleme ka oma saates korduvalt rääkinud, siis suure tõenäosusega lepitakse nii suures plaanis kokku, et see sõjaoht järgnevateks aastakümneteks Euroopas oluliselt väheneb. Aga tema räägib vastupidist juttu, tema räägib sellist juttu, et isegi kui tuleb rahu, siis ikkagi tuleb meil 5% SKP-st kaitsetööstusele anda ja jätkata kõikide vabaduste piiramist ja Eesti süsteeriõhustiku loomist. Muidu ühtegi teist head põhjust ei ole, miks meil Reformierakond võimul saab olla. Tulen tagasi selle alguse jutu juurde, et 2023. aasta alguses ratsionaalsete, arusaadavate argumentidega ütlesime, et see, mida Eesti valitsus, see, mida Kaitseväe juhataja Herem, tolleaegne Kaitseväe juhataja Herem teeb, on Eesti riigikaitsele, Eesti julgeolekule halb, ohtlik ja kahjulik tegevus. Ja meid süüdistati selle eest, eks ole, Eesti kahjustamises ja Ukraina kahjustamises ja Putini jutupunktide rääkimises. Nüüd need samad inimesed, kes tol ajal seda juttu rääkisid ja nende poolt siis tööle pandud nii-öelda ajakirjanikud, kes seda kõike võimendasid, ise tunnistavad, et kõik see, mis nad tegid, oli halb, vale ja kahjulik. Jätkuvalt käivad ringi sellise näoga, et nemad teavad, mida teha ja kuidas õigeks ajada see kõik. Ei tea, need inimesed, kes on probleemi tekitanud, ei saa seda probleemi lahendada. Need inimesed, kes probleemi ette nägid ja selle eest hoiatasid, vot need inimesed ehk meie oleme need, kes saavad selle probleemi lahendada. Vot nii, ja kõik need teemad, mida me täna siin arutasime saates, kõikide puhul on ainult üks vastus. Lahendus on EKRE. Aga aitäh, Martin, meil on saateaeg läbi saanud ja kohtume sinuga jälle, kui sa oled Eestis tagasi. Jah, tore. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.